President Toomas Hendrik Ilves tegi reedel lahkumisvisiidi Võru garnisoni, kus pidulikul rivistusel lõi riigipea naela 2. jalaväebrigaadi lipule ning tutvus väeosaga. Olen siiras, kui ütlen, ma tunnen uhkust meie kaitseväelaste üle. Eesti ohvitserid ja allohvitserid, tõelised professionaalid. Te olete maailma parimate seas, paljud teist ka keeruliste välisoperatsioonide kogemusega. Eesti ajateenijad aga on tugeva õppimissooviga noored, kes võtavad oma ajateenistusest maksimumi, mida ma tean oma enda poja kogemusest. Need kümned ja kümned õppused, suur osa koos liitlastega, on aidanud vormida Eesti kaitseväge järjest professionaalsemaks. Välisoperatsioonid nagu Iraak ja Afganistan on olnud meile ränkade kaotustega, kus langenud kamraade me ei unusta ja vigastada saanutele püüame nüüd igati toeks olla. Kaitseväelased, ma tänan teid teie teenistuse eest. Oma lähedastele andke palun edasi minu tänu nende mõistmise ja hoolimise eest, teile toeks olemise eest. Head teenistust ja sõduriõnne ja veel kord siiralt aitäh. Vaadates, kuidas Eesti kaitsevägi on arenenud, on üks meeldivamaid asju üldse minu presidendiks oleku ajal. Aitäh teile! Elagu Eesti! Enne Võrut külastas president reedel kaitseväelasi Tapal ja Jõhvis. Enne ametiaja lõppu teeb Ilves visiidi veel kaitseväe Tallinna, Ämari ja Paldiski üksustesse.